ja avavile on kõlanud. Hakkame sõitma ja vaatame, kuhu me Soliitin päris hästi teeb ära seal Karisele, tuleb pall kasti ka! Kask saab üritada, aga pall tabab latti. Videoruumis otsustavad. Ja lähebki kontrollimisele. Grigori Ošomkov liigub. Vaatame nüüd aeglaselt uuesti. No tegelikult ikkagi käsi vastu palli, aga kui palju ta seda trajektoori seal muutis. Ja ongi nii. Tundub, et Nikita Ivanov praegu palliga. Ja läheb alla nurka 17. minutil ja Nõmme Kalju võõrsil Tartu Tammeka vastu asub 1-0 juhtima. No tõesti suurepärane algus Kalju mängule, kindlasti on see täpselt, mida nad soovisid. Karis eksib nüüd sööduga ja Männilaan saab proovib kaugelt ja läheb posti ootamas, aga Boronlitšikovi pall nüüd taha posti. Kerkitakse ka seal kastis, aga mitte liiga edukalt ja tuleb löök Ivanovilt. Kõige kõrgemale Kaljumehed, kas suudavad palli ära ka klaarida ja lõpuks suudavad Aleksandr Musoliitin, aga Karisele kukub pall ja tuleb löök, aga säilitada ja Tarasenkovi paremat leida. Tarasenkov versus Vister. Leiab sihi, nüüd Kask ja tuleb löök ja raksatab posti. Kask nüüd ja tuleb löök. Aga see suudetakse ikkagi. Musoliitin nüüd tuleb tõste karistusalasse. Mašenko tagapostis olemas. Jätka! Kerkib Nikita Ivanov kõrgele ja vaatame järgi. Mašenko seal lükkas palli Ivanovi suunas ja tundub, et Ošomkov läheb jälle varri ekraani juurde ja täpselt ja penalti. Vabandust, mitte penalti, vaid saab panna palli mängu Richard Aland. Äärelt jooksma. Idara tal vastus. Romi siht. Musoliitin ja vasakust värava postistas Männilaan. Orlov vasakult äärelt. Lõikab karistusalasse, kas tuleb värava ette ka pall? Läheb ise löögile, aga Aland. Ja täpselt nii, lõpuvile on kõlanud Premium-liiga esimene voor Tartus saab lõpu. Kodumeeskond Tartu Tammeka. Tammeka leerist on meieni jõudnud Tanel Lang. No täna 0-1 kaotus. No räägi, mis täna sinu hinnangul valesti läks? Ei oskagi öelda, mis kohe valesti läks. Et, kui vaadata seda, et kaotasime meile lõdub penaltis, siis kahju on lihtsalt. Et ma ei oska kõige täpsemalt öelda. Avapoole ajal ei suutnud te ühtegi lööki väravaraami suunas teha. Mis sa arvad, miks ründeosakonnast täna siuke nüridus valitses pigem? Ma ei teagi, võib-olla olimegi kuidagi juba mängu algusest natukene uimased, ei saanud nii hästi sisse ja ei olnud võib-olla sellist väga head teravust seal eespool just. Et ma arvan, et see on kõige suurem asi, mis kripeldama jääb, et me ei suutnud tekitada liiga palju häid momente. Aga sinu hinnangul, milles siis juurde annaks panna? No eks peabki lihvima, vaatama rahulikult videod üle ja et mida paremini teha, mis liikumised, kus me eksisime, eks me jäämegi nüüd tagasisidet ootama ja üritama trennides vead ära parandada. On sinu hinnangul midagi positiivset ka tänasest mängust kaasa võtta? Ma arvan, et see, et me mängu lõpuni olime mängus sees. Et ma arvan, et vastastel midagi lihtsalt ei tulnud, et ma arvan, et selle võime kindlasti kaasa võtta, et võitlesime kenasti lõpuni ja et jäi see vära kahjuks puudu. No kuidas sa nüüd esimese mängu järel seda hooaja ettevalmistust hindad, et kas sai laotud piisav põhi alla tulevaks hooajaks? Ma arvan küll, ma olen väga optimistlik, et ma ei näe küll põhjust, et miks peaks muretsema. Et vaatame, räägime hooaja lõpus uuesti. On teil järgmine mäng nüüd FC Kuressaarega, mis on mõtted selle mängu eel? No kuna täna 3 punkti saanud ja siis me läheme kindlasti 3 punkti järele, eks me peame nüüd taastuma, vaatama, kuidas Kuressaare vastu mängida ja sõjaplaani paika panema. Olgu, aitäh sulle, Tanel! No meieni on jõudnud Nõmme Kalju ründaja Mattias Männilaan. No ole hea, räägi, millega te täna siis Tartu Tammeka ära murdsite nii-öelda? Ma ei tea, kas ära murdsime on just õige sõna tänaseks, aga
aga meil läks selle penalti olukorra ise ma kahjuks ei näinud, sest et ma olin ise seal olukorras ja üritasin peaga ära lüüa, aga nii mulle räägiti, et käsi, et ise lõi vastu kätt vist. Et Tammeka andis meile väga hea võitluse ja neil oli tegelikult olukordi, meil oli väga palju olukordi, me oleks pidanud päris paljud need täna ära lööma. Et see jääb kindlasti meil kripeldama ja kindlasti peame natukene üle vaatama need asjad järgmiseks nädalaks. Aga Tammeka ees müts maha, nad tegid hooaja avamänguks väga korraliku partii. No tegelikult olete ju nüüd hooaega suurepäraselt alustanud, superkarikas teil ju ka olemas nüüd ja esimene võit vist ei saa väga palju paremini. Kui tänast vaadata, siis natukene tasub veel ikkagi nuriseda. Et päris, kindlasti oleksime tahtnud siit lahkuda veidi mugavama võiduga, et suurem number tablool ja kõik muu. Aga ei, meil on nüüd juba järgmine nädal on uuesti Flora, et peame siis terve nädal selle jaoks korralikult tööd tegema ja jälgima, mis meil siis täna siis natukene võib-olla valesti läks. No sina täna jäid nullile, aga üritasid kaugelt Richard Alandit üllatada. No ei jäänud väga palju puudu, aga räägi natuke sellest olukorrast, kuidas see olukord sündis. No sain vastaste äärekaitselt põhimõtteliselt jalga söödu ja vaatasin, et Aland hakkab juba tagasi jooksma, et veidi on veel ruumi, et mõtlesin, et löön peale ja tulid suhteliselt hästi välja ka, aga lihtsalt kahjuks posti. No kuidas sa hooaja esimese mängu järel hooaja ettevalmistusele tagasi vaatad? Kas tundub, et sai nagu nii-öelda piisav põhi tulevaks hooajaks laotud? Jaa, kindlasti, nagu ma ka peale Supercupi ütlesin, et meiega on tehtud korralik töö ja meil sats on kindlasti füüsiliselt ja mentaalselt valmis selleks hooajaks. No isiklikus plaanis sul ju hooaeg tegelikult hästi alanud superkarikas kübaradrik. Täna jäid küll nullile, aga julged sa panna mingi sellise tähise ka, et kui palju väravaid sel hooajal tulla võib sinu jalast? Avalikult ütle, aga peas on. No selge. No järgmine mäng teile Tallinna Floraga. Mis on mõtted selle mängu eel? Tuleb raske mäng, muud ma ei oska öelda hetkel, et me teame vastast, meil just mängisime, eks ole, et nüüd tasub lihtsalt tänased vead korrektuurid teha ja ka korraks võib-olla üle vaadata veel Supercup ja siis uuesti mängule. Suurepärane, aitäh!